Loen teile ette katkendi Anton Hansen Tammsaare teosest Tõde ja õigus, esimene osa 5. peatükk. Kunagi polnud Andres oma tööst niisugust lõbu tundnud, kui ta just tundis selle esimese põllukraavi kaevamisel ja esimeste kivide kokkukorjamisel oma põllult ja vaevalt ta tunneb seda tulevikuski. Selles oli nagu mingisugune esimese armastuse õnnevärin ja joovastus, millest on aimu ainult sellel, kes seda ise millalgi on tundnud. Kivi, mille põllult korjad ja mööda lauda vankrile veeretad, polegi nagu kivi. Ja muld, mille labidaga kaevad, polegi nagu harilik muld. Seda mulda ei kaeva keegi päeva, töö ja aastapalgaga. See on sootuks teistsugune muld ja need on hoopis teistsugused kivid. Need kolisevadki vankrilt langedes omapäraselt ja lepikki kajab nende kolinale päikeseveerul omapäraselt vastu. Need on ilmselt ühed kõige kaunimad sõnad, mida tööst on kirjutatud ja nendes lausetes on minu arvates kogu eestluse olemus koos. Ühes lauses on koos kraavi kaevamine ja esimene armastus ja nende vahel on võrdusmärk. Ja see ei tundu ebanormaalne, ma saan aru, et see tundub veider, aga see ei tundu ebanormaalne. Ja ei usu, et maailmas kuskil veel sellist kohta on, kus niimoodi oleks võimalik öelda. Eesti elu mõtte ilusasti sõnastamine ja ütlemine andis Tammsaarele erakordse võimu ja see püsib tänaseni. Toon selle kohta ehk veidi veidra näite. 2010. aasta sügis ja 2011. aasta suvi kuni juulikuuni oli Gerd Kanter maadlemas oma karjääri viimase 5 aasta suurimate probleemidega ja mida ta siis lahendas oma kombel. Tammsaarelik, talupoeglik jumal Eesti inimese sees käskis tal töötada rohkem, kui probleem tuleb ja seda just Gerd tegi. Mehed tema ümber mõtlesid hoopis teistmoodi. Nad tahtsid vähendada treeningu mahtu ja puhkuse mahtu suurendada, aga Gerd ei olnud nõus. Suur töö oli ta teinud olümpiavõitjaks ja nüüd loobuda edu toonud mudelist tundus täiesti võimatu. Ma sain temast väga hästi aru, sest ise kasvasin täpselt samasuguste müütide sees. Kui mu agronoomist isa tahtis kellegi kohta midagi head öelda, siis kõige suurem kompliment oli alati hea tööinimene. Gerdi isa on täpselt samasugune. Aga ega nad seda ise välja ei mõelnud. Tööaplus kui ravim mure vastu on meie esivanemate 100 aastate kogemus. Geniaalne Tammsaare lihtsalt pani selle ilusasti sõnadesse. Need sõnad muutusid kõikide julgustavaks ja juhendavaks looks ehk ideoloogiaks ja see juhib meie valikuid ja kes juhib meie valikuid, sellel on võim. Ja siis me kogesime, et surnud kirjanikul on Gerd Kanteri üle palju suurem võim kui mitmel elusal mehel. See näide tõestabki ju, et võimu teostana on ideoloogial alati prioriteet taktikalise tegevuse eest. Aga Tammsaare ei olnud üksi. Eesti üks suuremaid ja olulisemaid alustekste on Lutsu suvi, kus Toots ei saa teelet kätte, aga kui ta kõvasti tööle hakkab, tuleb tüdruk ise. Ka see on tugev juhendav kujund. Kui ajaloost antud tööjanule lisandub vabadus, siis on see ülivõimas stiimul. 1938. aastaks oli Eestis veel 100 000 talu ja sisemajanduse kogutoodang inimese kohta Euroopas 11. Kirjutab Economic History of Modern Europe. See oli eespool Soomet, Austriat, Itaaliat, Tšehhoslovakkiat, Iirimaad, Kreekat, Hispaaniat, tervet suurt hulka gruppi riike. Ainuke hingekriipiv fakt selle ilusa statistika juures on see, et Läti oli 10, meist kübeke eespool. Ja siis võib 100 aastat jooksul välja kujunenud töötahet kindlasti nimetada rahvuslikuks strateegiliseks narratiiviks, kui kaasaja infosõdadest pärit värsket terminit tarvitada. Rahvuslik strateegiline narratiiv. Siis tuli okupatsioon ja lõpetas muidugi majandusedu ära, üritas muuta ka inimest, aga lõpuni ei õnnestunud. Tammsaare oli tugevam kui Nõukogude võim. Korrast hoolimata vanad usud ja harjumused suuresti püsisid. Minu meelest ehitati Vene ajal väga kuulus Eesti põllumajandus üles tolleaegsete kolhoosinaiste käega. Mehi suurt polnud, seepärast, et kes oli surnud, kelle tervise muutus laager või kellel viin. Mäletan lapsepõlvest neid naisi, nimesidki mäletan. Nad olid elusad töömasinad. Töö oli kõikide tegevuste alguse lõpp, sõnnikukoormaga põllule, kivikoormaga tagasi. Oli ka siis väga juhendav käitumismall hoolimata korrast.
Oli ka loomulikult suhtumist, et mõisa köis, las lohiseb, aga see ei olnud valdav. 90. aastate alguses oli mure, et äkki see töö tugemise komme on sotsialismi sisse kadunud. Ei olnud. Tammsaare on elus. Vabadus kasvatas tiivad ja soov oma elu parandada muutus suureks stiimuliks. Ja ei olnud nendel noortel häda midagi. Nad töötasid sama innuga, nagu nende esivanemad 100 aastat tagasi. Nad tegid ainult midagi muud. Suuresti oleme selles olukorras ka praegu, aga teatud muudatustega. Nendest muudatustest ja inimeste kalduvuste muutustest rääkis ka president oma aastapäeva kõnes. Suurele töönarratiivile näen siiski praegu 2 ohtu, üks lihtsam, teine keerulisem. Minu meelest on hakanud levima seisukoht, et töö peaks olema lõbus, huvitav, lihtne, mänguline ja pingutamine kahjustab tervist ja psüühikat. Selle kergema elu mõtte võtab väga hästi kokku nali, mis on jällegi seotud Tammsaarega. 50 aastat tagasi küsiti lapse käest töö ja õiguse sisu ja ülesehitus. 30 aastat tagasi küsiti, et millal Tammsaare sündis ja suri. Praegu öeldakse, et vali tekstist sulle välja meeldiv sõna ja tõmba kriips alla. Ja siis ei maksa imestada tõesti sündinud loo kohta ühes Tallinna koolis, kus 10. klassi poiss palus emal raamatukogust tuua Puškini teos, see Jevgeni Ossinovski. Oht on selles, et see mittepingutamise ideoloogia valmistab inimest ette elamiseks, aga mitte saavutuseks. Ja ei ole mitte mingisugune juhus, et viimane individuaalala olümpiavõitja, kes on pärit Tallinnast, suri hiljuti. Ta nimi oli Ants Hansson ja ta võitis aastal 1964, üle 50 aasta tagasi. Ja mitte keegi ei kahtle selles, et Tallinnas on olemas kõik tingimused, saalid, autod, sussid, treenerid, rahad, aga võitjat ei tule. Sama lugu on muide ka meie Põhjamaa naabritega, seal on asi veel värvikam. Võitjad tulevad sealt, kus ollakse lapsest saadik harjunud raskuste ja pingutamistega. Ma kunagi naersin oma isa üle, et vana mees ja ta ei saa elust aru enam, et kui ta rääkis, et ega Tallinnast õiget tööinimest ei tule, elu lõpul jõudis järeldusele, et mitte ainult Tallinnast, vaid isegi need, kes on Tallinnast läbi käinud, nendest õiget tööinimest ei tule. Aga praegu enam nii kõvasti ei naera. Palun ärge naerge nende spordist pärit võrdluste peale, sest seal on tegemist ülikonkurentsiga ja just siin töötatakse välja edumudeleid teiste valdkondade jaoks. Sport ees muu järel, seepärast ma löön häirekella, et äkki saab lihtsamalt ideoloogia levimas on. Võitjaks ei saa lihtsalt mitte mingis valdkonnas. Vene klassikalises komöödias Kaukaasia vang võetakse see probleem hästi kokku. Üks röövlitest ütleb õllejõumise ajal teisele, et elada on hea. Teine võtab lonksu, ütleb, et hästi elada on veel parem. Ja hästi elamises ei ole midagi halba. See on suur stiimul ja peabki olema, aga peaeesmärgina tapab ära saavutusvõime. Saame vaielda, et maailm on muutunud, et vanasti tõid leivalauale käed, et nüüd leivalauale ja võileiva peale toob pea ja et see on hoopis midagi muud. Ei usu ka seepärast, et ega laisk peaga ise mitki suurem väärtus üksi ei ole. Siit teise probleemi juurde. Selle juhatab hästi sisse või juhatas Jaak Aaviksoo hiljuti ilmunud väga hea lugu pealkirjaga Tee tööd ja näe vaeva, aga kui ei taha. Ma teen selle natuke ringi ja küsin, et töö ja vaev aitavad täita unistusi, aga kui unistusi ei ole, minu meelest oleme praegu just sisenemas või oleme just sisenenud taas iseseisvunud Eesti ajaloo suurimasse ja kõige keerulisemasse kriisi. Kaugemalt vaadates on kõik senised kriisid olnud majanduskriisid ja neid on olnud suures plaanis suhteliselt lihtne lahendada. Praegu on hullem. Meil on unistuste kriis. Tänane edu on eilne visioon, ütleb Carlota Perez. Homne edu on seega tänane unistus, aga mis on? Tänase konverentsi teema töö ei ole nähtus omaette. Töö on ainult vahend unistuse teostamiseks ja ei kaoda kuskile, kui on unistus. Seesama Andres ei ostnud ju Vargamäed sellisena, nagu ta on, vaid sellisena, milliseks ta oma tööga selle muudab. See oli tema tuleviku unistus, mis pani teda hullult tööd tegema. Aga nüüd, mis on praegune suur eesmärk? Praegune unistus. Julgen küll öelda, et kokkuleppelist Eesti lugu, Eesti või tuleviku lugu praegu avalikus tajus ei ole. Seni on olnud.
Viimased 30 aastat, vähemalt 30 aastat on meid juhtinud suured mõtted ja on juhtinud vägevalt. Et saada vabaks, et saada turvalisemaks ja et saada suuremaks, nagu oma elutöö sõnastas nüüdseks hästi ära lülitud Ilves. Ja kõik on õnnestunud. Selle nimel on palju tööd tehtud ühiselt ja niimoodi, et võib väga uhke olla, ka paljud siin saalis. Aga kui idealistlik unistust ei ole, päris tühjaks see põld muidugi ei jää, siis tulevad unistuste asemel muud eesmärgid, siis tulevad erakonnad ja lubavad 500 eurot, 5 jõukam hulka pääsemist, 2-kordset pensioni või 75% raha juurde. Aga olgem päris ausad, päris strateegilised narratiivid need just ei ole. Need on taktikalised lubadused ja altkämaks häälte eest, mida paljud ka vastu võtavad. Seega, erakondlik Tammsaare suure loona ei õnnestu, ei ole õnnestunud varem, ei õnnestu ka praegu. Lisaks on siin teoreetiline kala sees. Rahvuslikud strateegilised eesmärgid ei saa mitte kunagi olla sõnastatud materiaalsetena. Need saavad olla ainult sõnastatud idealistlikena. Aga miks me toriseme erakondade kallal? Vaatame iseennast ja vaatame seda, kui suurelt me praegu oleme võimelised mõtlema. Ka selgub väga kõrgelt ennata ei tahaks. Täna, 50 aastat pärast seda, kui 350 kilomeetrit tunnis sõitev Shinkansen tegi Jaapani 4 korda väiksemaks, arutame meie, et äkki 160 on liiga kiire ja 120 võiks olla paras. Kui me nii jätkame, siis ka 25 aasta pärast Eesti 40. sünnipäeval kakleme oma vahel, et kas miljoni peldik oli äkki liiga kallis ja äkki oleks mäoristmiku saanud ehitada odavamalt, sest need on ilmselt ka siis kaasaja ajaloo kõige enam tähelepanu välvinud rahvuslikud infrastruktuuriprojektid, sest me tahame nii, piinlik küll, aga tahame. Hiina vanasõna ütleb, et kes saab taga põtru, ei näe mägesid, kes saab taga raha, ei näe inimesi. Inimese idealistlik loomus ja saavutussuundumus on hetkel tagaplaanil, sest me loeme koos meediaga innustunult teiste raha ja kahtlustame, et äkki nad on kaabakad. Loeme aga seepärast, et see on lihtne ja arusaadav, võrreldamatult keerulisem on hinnata unistuse väärtust. Pole näinud, ei usu, ütleb enamik ja sinna ta jääb. Hetkel on tõesti segadus. Keegi tahab kiiresti soometuda, lootuses, et äkki hakkaks nafta uuesti liikuma. Keegi tahab üle-eestilist metsa, keegi elupõlist vene kooli, keegi usub, et ainult parsil sünnib luule, ainult vommil sünnib suur idee, nagu ütles Sander Pisuennas 100 aastat tagasi. On IT-idealiste, pagulasvastaseid, tublisid kodanikuühenduste eestvedajaid, populiste, homosõdureid, kommijaid, trolle, e-hääletuse vastaseid, välismaale pagejaid, kasulik idioot ja kaunis hingi. Ja igaüks jookseb oma suunda, aga see eest kiiresti. On muidugi võimalus, et mingit suurt unistust polegi vaja, et olemegi jõudnud Fukuyamaliku unistusajaloo lõppu ja piisab, kui jälgida 4 asja, et kõht oleks täis, tuba soe, kuskilt ei valutaks ja kellegagi ei oleks tülis. Äkki piisabki? Minu arvates mitte ja seepärast ma siit kõrgest kantslist Tammsaaret jutlustangi. Üksikisikutele võib olla piisab, rahvana ei piisa. Ainult suured unistused panevad ühiselt töötama ebanormaalse pinge ja motivatsiooniga ja kui see kaob, siis kaob ka kõik muu. Viivi rääkis meile vabatahtlikust valikust töö tegemisel. Kui vaadata orjust läbi unistuse, siis orjus tähendab seda, et sa töötad kellegi teise unistuse nimel, täpselt samuti nagu okupatsioon. Vahet ei ole, kas ehitad püramiidi või kellelegi Moskva nomenklatuuril ka daatšat. See on töö teise unistuse nimel. Siin saalis on palju tööandjaid. Ma loodan, et sõnum jõudis kohale. Praegu me vajame mitte ainult töö andmist, vaid ka töö mõtestamist läbi unistuse. Selle koha peal tundub olevat defitsiit. Ja kui tänane seminar on samm selles suunas, siis väga hästi. Üks küsimus jäi õhku. Mis siiski toimus Gerd Kanteriga edasi ja kuidas võitlus Tammsaare vastu lõppes? 2011 juulis Gerd muutis oma treeningut ja järgnes erakordselt tore aeg, mis on tänaseni toodud 5 tiitlivõistluste medalit ka pronksi Londoni olümpiamängudelt. Õppisime kõik koos, et ei piisa sellest, kui teed seda, mida teised, ainult natuke rohkem ja natuke paremini. Tuleb teha midagi uut ja teistmoodi. See on edu saladus.
Ja see ei olnud enam sugugi võitlus Tammsaare vastu, vaid koos Tammsaarega. Muutuvad tegevused, mahud, mastaabid, aga põhiline on alati olnud sama ja ma loodan, et jääbki samaks ja see on minu peamine sõnum tänasel päeval. Suurt edu toob ainult suur unistus koos suure tööga. Aitäh!